imesta, kui see silm tulevikku näeb. Mida sa tegid? Sa peitsid neid. Ma ei pannud tähele, et ma siin sisse lõiked on. Me ei olnud Merroga üsna kaua aega päikest näinud ja kuna Eestis läks nii külmaks, et Tallinnas oli võimalik näha jääkarusid, siis me otsustasime minna reisile. Me mõtlesime, et see võiks olla selline huvitav sihtkoht nagu näiteks Lanzarote, mis on üks Kanaari saartest, kus on imeline loodus või no tegelikult, okei, see on imeline loodus ikkagi, aga seal ei ole, seal on 2 puud, okei, veits rohkem, aga seal on vulkaaniline pind ja see on üliäge. Ma hakkan siis seda kohvrit tassima. Tõmmati just tarkuslammas välja, nii et tegelikult ma ei tohiks otseselt füüsilist teha. Aga Merro sunnib mind kohvrit tassima. Kui me Itaalias käisime, meil oli kokku 4 kohvrit ja ma tassisin kõike korraga. Merro käis lihtsalt oma väikese kõpskotikesega. Kui ma peaksin selja tagant arvama, mis see nime, siis ma arvan, et see nimi on Salme. Kohad, karvoti ja sarak number 6. Mul ei ole kihlasõrmust vaja, mulle piisab, kui sa ostad uue auto. Ma proovin välja selitada, kumb ilusam on. Tere! Juba tundub, et mingisugune jama on. Meil on kogu asi võtnud juba aega natukene ka, mis oleks pidanud lõppuma. Nii et ma loodan mingisugust julma probleemi siin ei teki. Või no tegelikult ma veits loodan, see oleks huvitavam jälle. Loodame, et näiteks... Probleem oli tegelikult väga lihtne. Me saime põhimõtteliselt toa upgrade'i. Meil on premium suite. Meil on padjamenüü. Ise virisid igal pool patid üle. Ei, ma olen reaalselt maganud nimelt puupakk on padi. Jaa, see ongi, ta viriseb, et padjad on liiga ilusad ja pehmed. Jaa, see ongi hea. Nüüd sa saad valida oma puupaku. Äkki, kui see menüüs on puupakk. Lähme vaatame toa üle. Kuule, mina peaks sind püstidest. Aus. Kas läks ise põlema? See vees on pae. Paneme kohe peo huugama. Kas kõrvatuba oli vaba või? Ma tegin nalja. Üllatus, ilm oli suht halb ja me jääme õhtusööki ootama. Me kuulsime ühte ülihuvitavat asja. Siin on mingisugune kanjon, kuhu ei pääse mitte keegi jalgsi. See oleks põnev, kui me prooviksime sinna kõndida. Seal on keelatud kõndida. Inimene on loodud ükskõik kõndima, kus ta soovib. Igatahes kell on söögiaeg, nii et lähme sööma. Ma tegin minu stiilis sushi. Mulle meeldib see wasabi täpp seal peal. Nii hea oli, ülihigine. Mul oli selles mõttes üsna raske, sest mul hakkas hammas valutama. Pidi ülimalt kole ilm olema. No vähemalt ilmaennustuse järgi, mida Merro vaatas. Aga tegelikult on päris ilus, mingisugune 20 kraadi, nii et klassikaline päikese võtmine. Päevitamine.
sa oled sa päikesekaitsekreemi pannud või? Ei. See on natukene isegi ära põlenud, sul on see punane veits. Juba või? Jah. Merru ütles, et ta on nõus mu nägu määrima. Ma räägin, selline peabki puhkus olema. Naine hoolitseb su eest, määrib kreemi su näole, ise saad õõgastada samal ajal. Ma hoolitsen su eest. Oota. Pane kohe mõnuga. Mõnuga või? Okei. Nina pealne ja need põsesannad praegu hästi kõigist. Määritud. Ja võt niimoodi me elamegi. Merru tahtsin, ma vaataks oma nägu korra. Mida sa tegid? Mis asi see on? Ise pruunistav päevitaja. Tal on 50 SPF-i, nii et ära sa ei põle enam. Aga halb on see, et ta on nagu väga tugev ise pruunistav. Ma väga loodan, et see rassistlik ei ole praegu, mis siin toimub. Ta hakkab kohe ise pruunistuma, nii et sul jäävad nagu sellised laigud näkku, kui sa kohe maha ei pese seda. Nagu juba siis juba. Kas huvitav, nüüd see peaks nagu tasakaalus olema ülejäänud kehaga. See tule isegi mu käed maha. Näita, kui palju su käed koos on. Ja Merru kiirustas enne mind, et saada kähku kraanikausi juurde. Puudeks pestud väga. On okei juba või? Jaa. Tõenäoliselt ma ei pane mitte kunagi endale päikesekreemina peale. Täna juhtub kuurort turisti jaoks kõige jubedam asi, mis üldse elus juhtuda saab. Me lähme siit alalt välja, kus peab hakkama söögi ja toidu eest maksma. Me peame selle sammu ära tegema. Mina ees jah. No nii, ja me hakkame üle seina ronima. Ei! Muidugi me hakkame, vaata kui palju lõbus. Ma juba olin paanikal. Me läksime peaaegu ostnud selle rannatooli, aga see maksis 12 €, nii et ilmselgelt on see kivi palju parem. Ma niikuinii oleks see kauaks jäänud. Kusjuures see on üks väheseid valge liivarandu. Põhiliselt on siin kõik musta liivarannad, väga ilus. Tekib selline tunne, nagu tahaks, et seda loodusilu hoida. Aga lähme. Ei, ma hakkame minema. Musi! Roomet! Ja ta läkski. Room, tule tagasi. Ma kordan. See on ainult. Mis asi sa oled ju? Kas ma võin ka nii kole olla? Merru tahab veel koledam olla. Tähendab, Merru tahab koledam olla. Tähendab, Merru proovib võimatud ülesannet. Lähme üllatame Merrut natukene. Mul on mingi... Näita teile, kuidas saab lumehange hüpata ilma, et te tegelikult oleksite Eestis. Mulle meeldib lumehange hüpata. Merru ei taha minna absoluutselt sinna külma vee alla. Ei no midagi pärast on mul väga halva kogemused sellega, sa oled kole! Teeme kivipaberkäärid, see kes kaotab läheb sinna. 1, 2, 3. Ei! Ma teen midagi muud palju. Ma teen posti. Sa petsid mind. Millega? Sa piilusid. Või imesta, kui see silm tulevikku näeks, ta on nii kole sul. Nii, me lähme autot saama täna. See on nii klassika, et näeme igale poole. Sest Roome Okei, ma võtan süü enda peale, ma ei suutnud otsustada, millist särki täna selga panna. Aga Merrul on ka väikene outfit malfunction, ta lihtsalt flashib. Ma ei pannud tähele, et mul siin sisse lõiked on. Aga meil on paar minutit selleni, et buss läheb, nii et peame kiire sammu. Väga väike on, ma ei kannata elada. Selle naljakas. Põhimõtteliselt mingid tüübid kõnnivad vastu, Merru on nagu täiesti paljas. Nii palju toolt ei ja sa veel paned mingi... Nii palju toolt ei pidanud olema. Aga õnneks ma tegin veel ühe auga juurde, ma saan Merrule oma pöö anda. Kõige iroonilisem on see, et Merru ütles, et musi, mul on sulle hommikuks üllatus, näitas seda uut pesu mulle. Aga nüüd põhimõtteliselt iga mees, kes mööda läheb, näeb seda kõike. Sharing is caring. See tama sõbrannadele ka siis. Siuke poole.
kes tuleb niimoodi üldse majast välja? Lähme tagasi. Päriselt, lähme tagasi. Sa ei saa praegu? Ei saa, ma ei saa hakkama. Proovime korra veega, kuidas on. On auk kõrgava või? Ütle, kui sul nagu väga ebamugav on, siis... Anna rätik. Anna rätiku ümber. Ma aitan siis midagi. Kuule, tegelikult selja tagant näeb päris hea väike. Päriselt. See meie buss. Ausalt või? Jaa. Igaks juhuks jookseme. Oota, mu tissid on nii õrnad, täna mul hakkab päevad. Jumal küll. Siin nii palju naiste probleeme oli. Mis kell on? 9.55 läkski ju buss. Mis number? Näed, see sama ongi. Seda, kas me jõudsime bussile ja meie teisi seiklusid võid näha järgmises videos, et vajuta kindlasti subscribe ja pane kellukene, sest siis tuleb sulle teada, et järgmine video tuli välja, muidu see võib-olla kaob ära ja sa ei taha sellest videost ilma jääda. ja 1000 tänu GoTravelile, tänu kellele üldse me sinna reisile läksime ja kogu reisi kohta saate ülejäänud infot leida minu blogist. Ja vaadake sinna.